Ergo, sa oled Väike-Maarja vallas elanud praktiliselt terve oma elu. Mitte praktiliselt terve elu, vaid ikka päris terve elu. Sündinud ma olen Pandiveres ja nüüd viimased 25 aastat ma olen Väike-Maarjas elanud. Kas Väike-Maarja vald on hea koht, kus elada oma perega koos? Ma arvan, et Väike-Maarja vald on väga hea koht, kus elada oma perega koos. Väike-Maarja vallas on, mitte vallas, vaid isegi Väike-Maarjas on olemas kõik eluks vajalik. Eestimaal tunnevad sind inimesed ka hoopis teise nurga alt ja räägi, mis hobi peidab ennast nende garaaži uste taga? Oleme juba aastaid sõber Janar Lükiga tegelenud kiirendusspordiga. Lisaks olen käinud sõitmas ka lõppkiirusvõistlusel. Ja mul on au hoida aastast 2015 ehk 11. aastat kiireima diiselauto rekordit siin nende uste taga. Ergo, sa oled ka varem kandideerinud kohaliku omavalitsuse volikogusse. Kuidas möödunud korral kandideerimine erineb tänasest? Eelmisel korral ma kandideerisin 8 aastat tagasi, kui oli Rakke Väike-Maarja valla liitumine. Tol korral mind kutsuti kandideerima valimisliitu terve vald. Sel korral me oleme ise valimisliidu loojateks Kristo Brinkeniga. Kuidas 8 aasta tagune teemade ring erineb täna aktuaalsetest teemadest? Tol korral oli kõige aktuaalsem teema siiski Rakke versus Väike-Maarja. Seal oli pigem vallavanemate omavaheline jõukatsumine. Sel korral on midagi pole parata, kõige aktuaalsem teema siiski segadus tuuleparkide ümber. Ning see on ka ajend, miks sai loodud valimisliit kogukonna eest. Milline on sinu sõnum valijale? Selle valimisperioodi põhiteemadeks saavad olema kindlasti haridusvõrk ja tuuleparkide arendused. Sel korral kandideerib Väike-Maarja vallas 84 kandidaati. Kõige kehvem valik oleks jätta valimata. Kutsun kõiki valijaid andma oma hääle kogukonna eest.